Hei, Elina taas siin ja räägime ikka mõtlemisest. Tänase kõne teemaks on siis mõtte olemus. Mis on mõte ja mis on mõtte olemise siis või olemuse eesmärk? Me võime defineerida mõtet kui mõte on idee, millel on potentsiaal luua. Ja selleks, et see sõna mõte ja idee ei ajaks sind segadusse, nii nagu minu puhul oli, kui ma lugesin Napoleon Hilli raamatut Mõtlemist muutes rikkaks, ja ta kasutas vaheldumisi sõnu mõte ja idee ja ma ei saanud aru, mis nende vahe on. Ja selleks, et sa sinna kinni ei jääks, siis ma natukese katsun sulle lahti seletada nende sõnade sisu. Mul ei ole selles mõttes sügavaid ainsaid definitsioone nende jaoks, aga küll on mul see arusaamine sellest valdkonnast, siis, mille ma olen ise endale loonud ja mis aitab mul teha tegevusi ja saavutada eesmärke. Nii et kui me räägime siis nüüd mõttest ja ideest, siis me võime rääkida sellistest mõistetest nagu idee, mõte, lause ja kujutluspilt ja need tulevad nii-öelda sellest mittefüüsilisest maailmast füüsilisse maailma ja vähe detaile versus palju detaile, et me võime tinglikult niimoodi öelda, kuigi kui keegi hakkab muga sellel teemal vaidlema, siis tõenäoliselt me leiame seal neid erisusi, aga vaatame. Kui sul on küsimusi selle kohta, siis alati võid mulle kirjutada helina@mottetreening.ee ja siis ma saan arutleda sellel teemal juba järgmises audioblogis. Nii, nüüd idee on, võin öelda, küllus ilma sõnadeta, et sa oled tajunud, et sul on mingisugune tundmus või aimdus või midagi, mida sa tahaksid teha, sa tunnetad, et sa tahaksid midagi öelda, sa tunnetad, et sa tahaksid midagi luua, aga sul ei ole veel selles mõttes selgust. Sellegipoolest seesama aimdus, tundmus, mis iganes, see on juba mingisugune idee nähtus, jah? Nii et me võime rääkida, et idee on hästi lai mõiste, mis hõlmab praktiliselt kõike, mida me vaatame, kõike, mida me tunneme, kõike, mida me silmanurgast näeme nii-öelda, et me võime kõikide asjade, ja see asjad on jällegi piiratud sõna, on ju, aga ütleme, kõikide asjade kohta võime kasutada sõna idee. See mikrofon siin on idee, minu lause siin on idee, minu ma ei tea, arvuti siin on idee, nad kõik on tegelikult ideed, ka välja ütlemata mõtted on ideed ja nii edasi ja nii edasi. Lihtsalt jäta meelde, et idee on hästi lai. Nüüd, idee on mittemateriaalne. Kuigi me näeme siin nii-öelda seda idee kehastust arvuti ja mikrofoni ja kõige muuna, siis sellegi poolest enne kui see jõudis siia füüsilise vormi, oli ta mittemateriaalne. Nii et idee iseenesest oma olemuselt on alati mittemateriaalne. Aga see idee hakkab võtma vormi ja me võime siis öelda, et mis see mõte siis on? Mõte on siis nagu kinni püütud idee, ehk et me oleme andnud ideele, mida me mitte füüsilises maailmas teiste inimestega nii-öelda otseselt jagada ei saa, aga mõtte tasandil, kui ma hakkan seda mõtet veel edasi ka väljendama, saan ma teda juba vormina jagada. Nii et kui idee tasandil on küllus ilma sõnadeta, et lihtsalt seda laadi printsiip eksisteerib, siis mõte küllus on juba nii-öelda idee edasiarendus. Ma olen aru saanud või ma olen mõistnud vähemasti mingis osas, selles osas, et ma suudan panna neid sõnu kokku, küllus on, luues mõtte, jah. Nüüd lause on järgmine edasiarendus nüüd sellest ideest, eks, et ma mõistan, et küllus on ja nüüd ma võin öelda, et minu elu on külluslik. See on jällegi, kõik need näited on väga tinglikud ja ma ei hakka sulle filosoofiliselt põhjalikult siin seda asja lahti seletama, pealegi mul pole tõenäoliselt seda võimekust, et seda teha, aga sa lihtsalt näed neid seoseid, kuidas mittefüüsiline idee hakkab võtma vormi füüsilises maailmas ja tegelikult see ei ole ju veel füüsiline, see on alles minu peas, aga ma saan seda juba jagada, kui mul on mõte, küllus, mis on nüüd sõna vormis, siis ma saan seda sulle öelda. Kui mul on mõte, mis on lause vormis, siis ma saan seda
sulle öelda. Ja kujutluspilt siis on jällegi selles mõttes tinglik, et idee võib ka olla kujutluspildina, et mis sul sähvatab midagi peas, eks ole. Aga ma räägin kujutluspildist selles mõttes, et see on idee kirjeldus läbi mõtete. Ehk see ei ole ainult see, et küllus on või minu elu on külluslik, aga nüüd ma räägin, et mul on pangaarvel nii palju raha ja mul on suurepärased suhted ja ma tunnen ennast enamikku ajast fantastiliselt ja mu tervisega on kõik korras. Ma olen maalinud sulle juba teatud kujutluspilte sellest ideest, mis mul oma elu kohta on. Nii et me jõudsime nii-öelda laiema, detailsema kujutluspildina, aga see kõik on loodud praegu nii-öelda sinule edastamiseks läbi sõnade, läbi mõtete, läbi lausete. No me võime öelda siis kirjeldus, eks ole, tuleb sealt, kui me paneme laused kokku, saame kirjelduse. Et meil on tohutult palju sõnu, mida me kasutame selleks, et mõista midagi või teha ennast mõistetavaks. Aga tulen tagasi selle definitsiooni juurde, mida ma ise kasutan ja ma ütlen siis, et mõte on idee, millel on potentsiaal luua. Nüüd, idee üksi luua ei saa. Samamoodi mõte üksi luua ei saa ja sa paned tähele, ma kasutan neid idee ja mõte põhimõtteliselt samas tähenduses, nii et ära lase ennast sellest häirida, mulle meeldib, kui ma räägin üldistemat juttu, siis ma räägin ideest, kui ma küsin sult, mida sa mõtled, siis ma räägin mõttest, jah. Nii et idee üksi luua ei saa, vaid idee vajab meediumit või vahendit läbi mille luua. Nüüd mulle meeldib jällegi Elisabeth Gilbert oli siis see naisterahvas, kes kirjutas ühe raamatu, ta kirjutas selle küll nendele inimestele, kes on kimpus kirjutamisega, aga tal oli seal väga vahva kujund ideede olemuse ja ideede kasutamise kohta ja ta ütles, et ideed lihtsalt hõljuvad siin meie ümberringi ja seda muide ütles Bob Proctor ka ja ideed otsivad vahendit või seda inimest siis konkreetselt, kes on valmis seda ideed füüsilisse vormi tooma. Ja ta ütles ka, mida sa oled kindlasti tähele pannud, et juhul kui sa ei võta seda ideed, siis idee lahkub su juures. Sa ei tunne enam seda kirge, sa ei tunne enam seda innustust, sa ei tunne enam seda sidet selle ideega, sest et see idee on sinust kaugenenud. Nii et see on väga huvitav, kuidas me saame mõelda sellest ideest, aga igal juhul idee üksi seal mittefüüsilises maailmas ennast väljendada ei saa, ta vajab meediumit või vahendit läbi mille luua ja vot selleks meediumiks oledki sina, nii et ta tõepoolest võib otsida siis neid meediumeid, neid inimesi, kes tahavad väljendada seda ideed, milleks see idee loodud on. Ja ainult sina saad mõelda mõtteid, mis aitab ideel läbi sinu füüsilist vormi võtta. Ainult sina saad kasutada ideid. Nii et see on kaksipidi suhe. Idee kasutab sind, et jõuda vormi, tal on tema ainus eesmärk on jõuda füüsilisse vormi ja sina saad kasutada neid ideid ka iseenda hüvanguks. Ja kui sa hakkad ideega tööle, siis sa mõtled mõtteid. Ehk et kui väljast tuli nüüd mingi idee ja sa võtsid selle vastu, siis ainus viis seda vormi hakata viima on mõelda sellest ideest. Nii et ainult koostöös sinuga saab idee ennast väljendada ja esimesel tasandil sellel koostööl hakkad sina ideest mõtlema, luues siis mõtteid ja lauseid ja kirjeldusi ja kõiki muid asju, mida sul vaja on selleks, et see idee saaks materialiseerida. Seega sina oled ideele vajalik, aga ka idee on vajalik sulle, jah? Selleks, et sa saaksid ükskõik mida luua, mida sa tahad, siis selle loomise alge on idee, mille sa pead esmalt iseendas vastu võtma. Nii et nagu ma ütlesin, see on vastastik kasulik suhe. Nii, idee iseenesest on väga-väga lihtne. Me võime öelda, et idee on olen rõõmus. Idee on olen ilus või lihtsalt ilus, jah? Idee on samamoodi kurbus, olen kurb või siis julgus või ma ei julge, eks ole, julguse puudus. Kõik need eraldi võetud laused, kõik need on ideed. Samamoodi, ma ei väärtusta ennast, on pelgalt idee. Kõik need on ideed, kõik need on mõtted ja ideed iseenesest ei ole ei head ega halvad, mitte ükski neist. Nad ainult tunduvad nii. Idee lihtsalt on, täpselt samamoodi nagu mõte lihtsalt on. Kui sa saad selle
sellest ideest aru, sest see on ka idee, jah. Mõte on lihtsalt mõte, on idee. Idee lihtsalt on idee. Nii et me võime sellega päris rappa joosta, aga kui me mõistame selle põhilist lihtsust, siis seal ei ole midagi keerulist. Kõik on idee ja ideed lihtsalt on. Idee ülesanne on leida võimalus tulla materiaalsesse maailma ja idee saab end väljendada sellisena, mis on tema olemus. Jah, see on nüüd väga-väga oluline. Idee on olemas, idee ei ole positiivne ega negatiivne, idee lihtsalt on. Ta saab ennast väljendada ja ta tahab ennast väljendada, aga tal on piirang. Ta saab väljendada ennast ainult sellisena, mis on tema olemus. See tähendab, et mõte, mis oli idee, mida sa kasutad, see tähendab mõtled oma peas, saab luua ainult enda sarnast tulemust. Just nii samuti nagu porgandiseeme, mul on porgandikasvataja natukese, ei saa kasvatada redist või ei saa kasvada rediseks, jah? Nüüd porgandiseeme ei saa kasvada rediseks. Ei saa olemuselt, nüüd me võime öelda kurjad mõtted, luua rõõmu, jah? Mõtted, mille olemus on hävitamine, ei saa luua rõõmu, sest see on ülesehitamine. Seega, kui sa tahad elada teatud viisil, siis sul tuleb hakata mõtlema just nimelt seda viisi mõtteid, millel on potentsiaal seda nii-öelda viisi, nagu sa tahad elada, materialiseerida. Nii et sa vajad neid ideid ja mõtteid, millel on olemas see sisu, mida sa tahad füüsilisse maailma tuua, sest et redise seemnega ei loosa porgandit. Et täpselt sama on mõtetega. Ennast hävitavate mõtetega ei loosa heaolu iseendasse ja oma päeva. Ja kui sa praktiseerisid eelmise audioblogi küsimust, mida ma mõtlen, siis nüüd on see koht, kus sa saad hakata mõtlema, kas sa tahad neid mõtteid siis mõelda või mitte, sest et kui sa näed, milliseid mõtteid sa mõtled, siis sa mõistad, mis on nende mõtete olemus, ehk millist tulemust on need mõtted võimelised sinu ellu looma. Ja kui sa ei taha neid mõtteid mõelda, kui sa leiad, et need mõtted ei ole sinu hüvanguks ja seda tulemust, mida need mõtted on võimelised looma, sa ei soovi oma ellu, siis sul on õigus ja võimekus valida ideid, millega töötada. Sa ei pea mõtlema neid mõtteid, mis su igapäevased kaaslased on. See ei ole kohustuslik mõelda ja sul on valik valida. Teiste sõnadega sa võid mõelda, mida iganes sa tahad. Sõna otseses mõttes. See, mida ma täna mõtlen, ei sõltu ei minu füüsilisest reaalsusest, ei minu faktidest, ei minu minevikust, ei minu perekonnast, ei minu mehest, ei minu lastest, mitte millestki. Ma võin mõelda, mida ma iganes tahan. Ta võiks sõltuda eesmärgist, see tähendab sellest, mida sa tahad, eks? Sest et vastasel juhul ma ei loo seda, mida ma tahan. Aga sellest me räägime edaspidi. Ja aitäh, et kuulasid audioblogi Mis on mõte? Kuulmiseni!